istume siin delfiiniga Puraviku sepikoja juures autos nagu Popi ja Huhu Friedebert Tuglase novellis Turvavöö on kinni ja teeme oma tänase eesti keele harjutuse koos sinuga, kullake. Niisuguses keskkonnas väga inspireeriv. Me paneme kirjavahemärgid, ühendame liitsõnad ja sina kirjutad loomade kasutamisest inimomaduste kirjeldamisel kirjandusteostes ja filmides, animafilmides. Sa võid jutustada antiikajast, Aisoposest. Sa võid jutustada Krõlovi valmidest, luik, haug, vähk. Võid rääkida jääajast, Muumiorust, Charlottest, kes koob võrku sea päästmiseks, väga aktuaalne. Valik on sinu, ka iseennast võid kirjeldada läbi loomade. Pealkirjas Popi ja Huhu ning Karupoeg Puh me ei kasuta kirjavahemärkidena jutumärke, sest see paneks sinu kliendi või patsiendi juba algselt tõrje asendisse. Ta ei taha lugeda liiklusmärke, tahab lugeda sõnumit ja punkti pealkirja lõppu meie loomulikult ka ei pane. Friedebert Tuglas, eelmise sajandi kirjanik, kirjeldas oma jutustustes aegade üleselt üks sõna, sellepärast et see on omadussõna aegade ülene kokku. Inimolemust kokku, poolitusmärk rea lõpus. Nii, et tema tähelepanekud kokku oleksid otse kui üks sõna eile kirjutatud. Tuglase looming on pälvinud tema auks Majamuuseumi üks sõna. Kui see oleks lahus, siis oleks majal muuseum üks sõna. Tallinnas Vabaduse puiesteel üks sõna oli Tuglase auks. Loomulikult kõlab meil kukla taga seda väljendit kuuldes Allan Roosileht ja tema laul Turvamees Vabaduse puiesteel. Ning tema nimelise Eesti elab, põllumajandus on olemas, juhuu. Tema nimelise, sinu nimelise, minu nimelise. Igal juhul kirjutame need kokku. Tema nimelise tänava Tartus, Taaralinnas, Taaralinn linnaosa, ülikooli õppejõudude majad omal ajal ridamisi olid seal Tartus Taaralinnas. Alexander Milne raamatut Karupoeg Puh jutumärkide sees loevad emad-isad, sidekriips kahe vahel, emad-isad, tipid-täpid. Sellepärast kokku oma lastele unejutuks üks sõna, et ei oleks jutt unel, vaid unejutt oleks lastele loetud. Unejutuks, et seda on neile endale loetud. Seda lugedes on sarnaselt Maugli raamatule, me paneme siia sidekriipsu. Maugli raamat teoreetiliselt peaks olema üks sõna, et see õnnestuks päris nimega, siis me kasutame liitsõna saamiseks sidekriipsu. Maugli raamatule lahe erinevaid hääli teha ning iseenese kokku erinevate loomuomaduste üks sõna üle naerda.
Mis puutub Douglasesse, siis mina leian tema kõrvalt ja selja tagant naise. Cherchez la femme. Elo Douglas oli nii tark naine, et toetas oma meest slaalomi sõidul Nõukogude okupatsiooni ajal sel kombel, et nad said jääda Eestisse, nad võisid endale lubada oma maja ja mitmed teised paarid, Ralf Parve ja Lilli Promet, Ellen Niit, Jaan Kross elasid teatavasti Harju tänav 1 kirjanike majas. Reeglipäraselt said hakkama siin ridade vahele kirjutades terve mõistuse juurde jäämisega need mehed, kelle kõrval oli võimas naine, samuti loov isiksus. Rahumeelne üks sõna, puh, kooma, kartlik noitsu, kooma, agar jänes, kooma, õpetlev öökull, kooma, kurvameelne üks sõna, eesel, iah, mõttekriips. Kõik need olendid elavad meis endis ka. On kirjutatud terve seeria väikseid, vahvaid, valgeid raamatuid, Puh ja Tao, Noitsu ja Tee. Need on filosoofilised traktaadid. Nii lihtsad, nii inimlikud, nii loomult loomalikud, et ma väga-väga soovitan seda väikeraamatute sarja lugeda. Ühtlasi on olnud psühholoogidele ja psühhiaatritele Puhhi raamat suurepärane kirjeldus, selgitusmaterjal, mis asi on ATH, mis on depressioon, mis on nartsissism, mis on ärevushäire. Kõik on laste raamatutes kirjas. Olgu need mänguasjad või olgu need multifilmi tegelased, seal oleme meie. Ja need elavad meis endis ning jäävad kohtlemata, kui laps läheb kooli, kus ta raamidesse surutakse. Temast kasvab järgmisi lapsi raamidesse suruv õpetaja, kes oleks võib-olla tahtnud saada teadlaseks, uueks Einsteiniks, Teslaks. Õpetaja, kes loeb heal juhul oma lapselastele üks sõna, salaja Puhhi raamatu, Kängu ja Ruu episoode. Õpetaja tunneb küll sees võluloos kokku ära pidurdamatult rallava tiigri ka mõnes oma õpilases, ent mõistmise asemel karistab ja sildistab. Mõttekriips, amet selline. Kui tänane Põhja-Korea sidekriipsuga jääks ilma peremeheta kokku nagu ahv ja koer novellis Popi ja Huhu jutumärkide sees. Novelli pealkiri on see, jutumärgid algavad alt. Puhkeks ilmselt samasugune kokku tulekahju üks sõna, ainult et üleriigiline kokku või lausa globaalne, mitte üksnes anarhia pesaks kokku kujunenud korteris. Murutar on kirjutanud õppematerjali, mis näeb selles novellis sõdu, sest Murutar on meie ajastu eesti keele ja kirjanduse õpetaja. On YouTube'is sarjas videoõps ka niisugusi
käsitlusi kolleegide poolt, mis on ägedad, lõbusad ja seadnud fookuse hoopis mujale. Vaadake, näete. Ja loomulikult, kui õpetajad nõuavad lugemist, õpilane ei loe, saab ta võtta sisukokkuvõtteid internetist. Ei soovita. Pigem sa kas loed või loed midagi muud, aga ära neid brikette võta, eks. Niisiis, juhita jäänud inimkond, üks sõna, võib praeguste relvade tõttu hävitada kogu elu maal, kuna käitub nagu peata jäänud biorobot. Eks me ju oota, mis siis juhtub, kui mõni diktaator kaob, kes tema õukonnast siis tungib nagu Pärdik Popi, uueks diktaatoriks ja mis siis saab. Kõik läheb hästi. Biorobot on üks sõna, ütlesin vist. Popi ja Huhu peremees, üks sõna, jääb ühel päeval oma tavapäraselt kokku, jalutuskäigult üks sõna tagasi tulemata. Seda olukorda, üks sõna, kujutleme kodust ära sõites alati. Mis saab, kui minuga midagi juhtub? Seda olukorda kujutledes aimame koera ja ahvi kurbust ja kohkumist, nälga ja janu. Puurist pääsev ahv leiab pärast eufoorilise joovastuse raugemist ja kaineks saamist peremehe kokku ja mitte peremehe hommiku või hommiku 6, üks sõna. Petlik peegelpilt kokku paneb nii tema enese kui ilma komata nii kui ka kui peni oletama, et Pärdik ongi nüüd peremees kokku. Tulemuseks on Makaagi moodi. Makaagi moodi võib olla nii kokku kui lahku. Käsitleme teemasid, käsitseme õlilampe. Kuidas halvasti käsitseme, kui me oleme ahvid. Makaagi moodi käsitsetud õlilambist üks sõna, lambiliik, lahvatav tulemeri, üks sõna, tulemeri, kolemeri. Douglas kirjutaski allegoorilisi metafoorseid tekste, mis kirjeldavad jõulises värvikuses inimloomuse kokku kõiki tahke. Üksnes romaan Väike Illimar jutumärkides on autobiograafia. Mõistagi ei ole ta autobiograafia. Autos istun ma koos delfiiniga. Autobiograafia, iseenda elulugu, üks sõna. Isegi siis, kui sa ei tea Douglast ega tema teoseid, sa tead tootesarja Max ja Moritz. Need olid väikese Illimari laps Douglase esimese armastuse taksikoerad Max ja Moritz. Nii on. Küps Douglas ei piirdu oma eluloo üks sõna ja üleelamiste kokku kirjeldamisega nagu enamus sõnameistreid, üks sõna. Hemingway, Remarque, Tolstoi, väga paljud autorid jäidki oma lugusid jutustama. Douglas õppis tõenäoliselt nii paksude värvidega sõnamaalinguid looma Pariisis. Mesitaru nimelises kommuunis magas ajalehe all, sõi mida juhtus ja puhkes sõna otseses mõttes õide
oma meisterlike sõnaliste pannoodega. Teda kui kaunis hinge üks sõna puhastab ja tervendab kõrge koma, ühtaegu üks sõna, nii impressionistlik ehk siis salapärane kui ekspressionistlik, välja purskav, külluslik, ohter, sõnakunst kokku, üks sõna. Tuglased teosed on olnud inspireeriv materjal lavastuste ja filmide loojatele. Popi ja Huhu selle võid sa panna nii jutumärkidesse kui välja jätta, sest ta võib olla nii novelli nimi kui ahvi ja koera nimi lihtsalt. Popi ja Huhu on olnud mitmete põlvkondade kokku, näitlejatele dramaatiliselt humoorikas ja tragikoomiline kokku, võimalus olla koer või ahv. Samuti on Puhhi multikad ja lavastused, mõttekriips, ka lasteooper üks sõna rahvusooperis kokku Estonia mõttekriips, selle kiilu embame mõttekriipsude vahele. Nauditav vaatamine. Kedagi mängides ja temaks kehastudes olemegi teatavasti siin ja praegu see tegelane. Minu ja tegelaskuju üks sõna ühenduses sünnib kordumatu kolmas. See keegi on üksnes selle artisti kehastuses tekkiv olend. Too olend ongi põhjus, miks lavalaudade üks sõna ja kinolina kokku šamanid tahavad näidelda. See kolmas, see maagia, see müsteerium sünnib elusas, elavas teatris. Viimati nägin seda Anne Paluveri ja Hannes Võrno etenduses. Mulle huumor meeldib. See müstika on midagi sellist, et kaunist. Anne Paluverist saab, issand jumal, kirjandusõpetaja, kes on ammu ennast ammendanud, maha käinud ja peaks mitte pead silmusesse pistma, vaid elu õhtut nautima. Ja veel päevi sa kuuled kõrvus kimedat, maskis nasaalselt huilgavat fraasi issand jumal ja näed silme ees iseenese üle naerva nais Hannes Võrno karvaseid sääri. Läbi põlenud temagi, sest tema eriti gurmee kakatakse hommikul välja. Au, 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 kui head on need asjad. Las ollagi võimalus nende sõna, sidekriips ja lavamängude kokku üks sõna, niisiis sõnamängud ja lavamängud puhul öelda koolon vana mees, koma, aga varsa aru. Ehk siis et sisemine laps, väike prints meis elaks. Parem on mõistatada, mis loom on Christopher Robini, arvukate Eesti lastegi ristiisa. Ristiisa on mõistagi üks sõna, kirjutatud tulnvarss, mitte karta Popi ja Huhu kombel mürgeldava Kremli järgmisi ehutavaid kolevantse. Vast mäletate raamatust situatsiooni, kus 100 aakrimetsa oli ilmunud ehutav kolevants.
Puh ja Noitsu läksid teda otsima, panid ümber pöökpuu ringiratas, sattusid omaenese jälgedele, arvasid, et ehutavaid kolevantse on mitu, pusa ja suisa. Ja loomulikult, nii nagu sina, nagu mina, nagu me inimesed ise mõtlesime välja oma hirmu, kellega me tormasime ennast ületades võitlema ja võitsime. Muide, mida tegid pärisorjad? Üks sõna, Jüriöö kokku, ülestõusu üks sõna ajal mõisate ja sakstega. Mõttekriips. Mida tõrvikutega teate jooksu? Üks sõna harrastades tähistame. Me oleme hirmus solvunud, et meid on küüditatud, vangi pandud, üle mere aetud, tapetud. Kättemaksuks eestlaste 4 kuninga mõrva eest põletasid eestlased mõisad. Mitmeid sajandeid laulsid mõisad põlevad, saksad surevad. Kes seal mõisates oli? Naised, lapsed, vanurid. Sest mehed, vapätid panid minema. Eestisse saadeti pahatihti seesugused parunivõsud, kellega ei olnud kodumaal võimalik toime tulla, nii nagu Ameerikat läksid asustama Euroopa kaagid, võlaruad. Mis sõnad? Ahaa. Hello, Ameerika, eks ole. Kui sa oled kättemaksuks, karistuseks põletanud kunstiraamatukogusid, arhitektuuri, sinna sisse põletanud naisi, lapsi, nende koeri, hobuseid, kas sa tõesti arvad, et bumerang jääb õhku rippuma? Bumerang tuleb. Ja siis sa imestad, miks? Aga selle pärast. Seekord me oleme nii palju targemad. Seekord läheb kõik hästi. Ma usun. Usu palun sina ka. Kohtumiseni.